videolõunatund Nõmme raadios. Tere hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja, vaataja, minu nimi on Kertu Luisk ja see siin on Vabaduse hääl. Saade järjekorra numbriga 88. Alustame rõõmsalt. Täna saavad alguse vandenõuanalüütikute suvepäevad 2025. Helle Nurmes, Elvas. Kui te pole ennast registreerinud veel, olete eelregistreerimisega hiljaks jäänud, sest praegu on nimekirjad juba trükis. Idee on selles, et inimene tuleb, ütleb nime, saab vastava käepaelakese ja juba osa võtta suvepäevadest. Kui te ei ole registreerinud, tahate ikkagi väga-väga tulla, olete lahkesti oodatud, aga see tähendab seda, et kui te tulete, on tarvis see nimi veel kirja panna, mis võtab natuke aega, aga see pole maailma lõpp. Põhjust tulla on omajagu, saab suitsusauna, selline mõnus vanaaegne tunne. Toimub laat, see on siis laupäeval ja kui on midagi müüa, pakkuda või soovite osta, olete väga oodatud ja võib tulla ka, isegi kui teil ei ole omasid tooteid, teenuseid, mida pakkuda või reklaamida, kas või seisma jäänud kraami, riided, tööriistad, ehted, raamatud, mida iganes ja kõik see tähtsam on ikkagi need inimesed seal. Päris inimesed, kes julgevad olla, nemad ise julgevad rääkida ja kui ma ise olen mõelnud, et sinna tulevad need kõige julgemad ja meile korrutatakse justkui, et meid on nii vähe ja enamus ikka, enamus on see mass, kes läheb kaasa kenasti, ärge üldse lootkegi, et midagi muutuda võiks, sest see mass, ma arvan, et meid on päris palju, arvestades, kui palju eelmisel aastal oli osavõtjaid, kui see reklaam oli kaunis kehvake, nüüd, kus me oleme natuke ikka nagu varem ka maha hõiganud korduvalt, et suvepäevad toimuvad ja tulge. Need, kes kohale tulevad, on ju ainult osake, sest et eeldab julgust, suurt julgust, et saama näoga ja äkki keegi nimekirjas näeb su nime. Isegi pakkusin, et võib panna ka mingi muu nime, aga lihtsalt vastuvõtulauda tulles peab mäletama, mis nime sa ütlesid. ja ongi igasugu takistused, julgus, kuupäevaliselt ei pruugi sobida, transport ja nii edasi. Ja on ju hulk veel neid, kes ei saa tulla, ei julge tulla, aga nende meelsus on õige. Selles plaanis ma arvan, et me oleme päris kenas kohas omadega niimoodi ärkava inimkooslusena. Ja ma ei ütle, et ma olen mingi püha ärganud ja küll ma kõike tean, aga ma liigun sellel teekonnal ja ma julgen sellel teekonnal liikuda ja mul on tunne, et see on juba mitte isegi pool võitu, vaid natuke isegi rohkem kui pool võitu. Ja laadal igasugu erinevaid selliseid huvitavaid mängud, sest natuke meeldib inimesi kiusata, mugavustsoonist välja tõmmata. Mängudes osalus on alati olnud leige suvepäevadel, nii palju kui ma olen suvepäevasid korraldanud. Aga need inimesed, kes võtavad jälle selle julguse kokku, osalevad, hea tunne on näha, need silmad säravad ja tegelikult on hea meel, aga see esimene samm, et astuks ligi, et ma ka mängin. See on keeruline, aga see koht on ületatav ja ma aitan nii palju, kui ma saan. Muusikalise poole pealt, teate, ma ei hakkagi kõike ette seletama. Facebookis on üritus vandenõuanalüütikute suvepäevad 2025. Vaadake järgi, mis seal kõik toimub. Pajuvitstest korvi punumiseni välja, saab oma seadmeid lasta mõõta, kui palju nad kiirgavad, saab õppida vikatit kasutama, hooldama, saab osta vikateid ja korve saab ka osta, kui endal ikkagi see oskus nii välja ei arene, et võiks ise endale neid punuma kukkuda. Karaoke, eile juba natuke vaatasin, mis lugusid võiks ise esitada. Lihtsalt sellepärast, et ma tean, et karaoke on miskit, mis inimesed teatud joobeastmes oskavad kõik laulda. Aga ma olen märganud, et need teadlikumad inimesed, nad nii väga ei tarbi alkoholi, et nad tahavad olla sellises maanduses, klaarid, selged ja nendel
käib see julguse ja selle, no minus on ka ikka grammike artisti, sellega kontakti leidmine natuke pikemat teed pidi ja ma mõtlen, et kui ma siis sinna ette lähen ja mõned laulud laulan või piisab äkki ühestki, ma loodan, et siis teised ka nagu kaasa tulevad või kas või, et et Kertu üksi nüüd endale häbi ei tee, et ta niimoodi siin laulis, et lähme laulame ka miskit sellist, ma mõtlesin. Ja laupäeval, kui on ettekannete osa, siis seal ma sättisin selle kava niimoodi, et see liigub väljastpoolt sissepoole. Et on geopoliitika ja siis lõpuks jõuab inimese enda terviseni siis täpsemalt isegi. Mõte on selles, et lahendused on alati olemas ja see lahenduste pool on miski, mis peab tulema lõpuks meie enda seest, et maailmas toimuvad need asjad, aga see lahenduse otsus ja elujõuga toitmine, oma lahenduste toitmine ja mitte toitmine, et sa siis nagu vaesemaks jääd oma elujõust, see peab olema nii teadlikult tehtud, et sa ei jää sellest miinusesse ega defitsiiti, vaid et sa toidadki neid asju, mis sind päriselt teenivad. Ja selles plaanis ma tunnen, et see, mida inimesed sealt suvepäevadelt saavad, kaasa võtavad või edasi endas arendavad, oma elu kujundavad, et need seemnekesed on meie poolt seal, aga lõpuks see vastutus ja otsused on inimese enda teha. Kui keegi nüüd arvab, et ta tuleb ja lahkub sealt niimoodi, et kõik on klaar, kõik on ära räägitud ja nüüd kõik õitsegu, see ei ole päris niimoodi. Ja enda vastutusele taandub kõik. Aga ma lähen nüüd edasi sellise tavapärase saate formaadiga, kus ma kirun ja sõiman ja õiendan. Suvepäevade teema on lahendused, et kuidas kõiki asju siis võiks lahendada või paremuse poole pöörata. Ja siin saadetes ma üritan ka seda hoida, et viskan aeg-ajalt ikka sisse, mida mina näen lahendusena. Aga algab see kõik ikka sellega, et ma räägin, et päris tuksis on. Kogu see vangla teema näiteks, mis minu jaoks kogub aina absurdsamaid tuure. Ja hästi huvitav, et eelmise saate alla tuli ka kommentaar, et okupeeritud ja sõjas Eestis oli ka see vangide selline hangeldamine, on vist õige sõna selle kohta öelda, vangidega hangeldamine. Neid toodi sisse ja nüüd täna on öeldud ka muidugi, et me oleme juba sõjas ja teate küll. Ja Delfi kirjutab, Rootsi vangide arstiabi pakkumine jääb Eesti kanda. Rootsi katab kulud, kuid meedikute tööjõu küsimus teeb muret. Mina ei saanud aru, kellele see muret teeb, sest need, kes neid otsuseid vastu võtavad, neil ei ole ühtegi muret maailmas, ainult käskude täitmine ja rahvale mingi iba ajamine, et ta siin natukenegi adekvaatsem püüaks paista. Ja see, mis meie tervisevaldkonnas on, ma räägin siit tervisest natuke veel edasi, aga ma ütlen kohe algusesse seekord lahendus ära. Lahendus on see, et hoolitsege oma tervise eest. Vastutage ise oma tervise eest. Kuulake oma keha, jälgige märke. Kui keha ikka annab sulle märku, et sa hakkad üle pingutama, minu kõige nõrgem koht elus vist üldse. Ma olen selle kuu aja jooksul peale lapse sündi jõudnud 3 korda haige olla, sest ma lihtsalt olen üle pingutanud. Ja nüüd ma olengi selline, et tegelikult see on ju ennetatav, see haigeks jäämine. Targutada on väga lihtne ja öelda, kuidas võiks, aga päris elus argipäevas seda rakendada, kui ongi asjad teha, kui ongi laste kooli ja huvikoolide lõpetamiste aeg ja sa tahad igale poole jõuda, sest mul on ka see mõte, et ma ei taha, et mu lapsed ühel päeval ütleks, et tema jah, et ta ei tulnud, tema väga ei käinud jah kontserditel või mida iganes või esinemistel, et meid oli nii palju ka, nagu see oleks õigustus, et tema ei jõua kõigi laste tähtsate asjadega tegeleda, et meid oli nii palju, ma ei taha seda. Ja siis ma punnitan siin, on ju, näis kaua. Ja üks hea tuttav mul ütles ka, et tal on siiamaani meeles, kuidas ta lapsena emadepäeva kontserdil laulis üksi ja ta ema ei olnud rahva seas. Ja siiamaani näed, et inimesel lähevad silmad nagu natuke vesiseks, kui ta räägib sellest ja ma ei soovi seda. Ja siis ma siin punnitan ja püüan leida lahendusi, millest peaks loobuma, et see kõik ikkagi ei käiks üle jõu. Nii läksin natuke patrama. Aga see, et meil seda tervishoiusüsteemi nii hullu pööre õõnestatakse, lasevad selle asja kotti, inimesed peavadki vaikselt juba ise seisuma oma terviste osas, ennetav meditsiin väga oluline, holistiline, et sa enda keha näed tervikuna ja sa läbi oskad paremini kõik ennetada. Aga seal taustal toimub ka see, et nad ikka sindrid tahavad neid igasugu omapoolseid sekkumisi, mis meie tervist kahjustavad, ohustavad, teha kohustuslikumaks. Aga see on natuke pikem teema kogu see WHO asi.
Aga veel üks huvitav pealkiri. ERR.ee. E-kiirabi läbi kukkunud arendus neelas Tervisekassalt 100 000. Tervisekassa lõpetas ebaõnnestunud arendustööde tõttu e-kiirabi uue infosüsteemi loomise lepingu, kandes seejuures omajagu rahalist kahju. Vot nii. See on, Tervisekassa teatas nädala algusest lõpetas hankepartnerite Telia Eesti AS-i ja Ortivus AB-ga poolte kokkuleppel uue e-kiirabi infosüsteemi arendamise lepingu blablabla. Aga see Telia taas nagu sinna pani ka raha, kus oli ühiskonna, mis asi see oligi, need on mu jaoks nii pseudoteemad, ühiskonna areng, blablabla. Need samad igasugu misogüünia ja vandenõud, kõik sellised väga olulised teemad, sinna paneb see Telia raha. Mul on meelest, ta on seal kõva sponsor. Mis asja see Telia ajab? Huvitav, kes viitsib uurige välja, öelge mulle ka, et mis pulgad seal toimetamas on. Politico kirjutab, Venemaaga piirnevad riigid panevad oma haiglad sõjaks valmis. Võt sinna raha on, sest sõda on ju, peab tulema. 15.06 kirjutab Delfi. Balti riigid panevad jõud kokku, et vajadusel oldaks valmis massievakuatsiooniks. 30. mai Õhtuleht kirjutab, siseminister Taro Iisraelis, Eesti on juudi kogukonna jaoks turvaline riik. Et eestlaste jaoks ei ole turvaline, aga juudid tulge. Kummaline. Ja nüüd me oleme jälle tagasi selles, et evakuatsioon läheb ikka niimoodi, et eestlased Eestist ära. Sest esimene tiir oli, et viiakse Soome, teine tiir oli, ei, mis välismaale, loll jutt, idast, viime läände rahva, ja nüüd tuleb 3. tiir, kus Rail Baltica, sest rahvas on vaja ära viia, aga kui nüüd Lätist edasi ei lähe, Michal ütles, et me teeme Läti osa ka valmis, sealt ikkagi, kuhu me edasi viiaks, et eestlased Hispaaniasse või ma ei usu seda, hispaanlased on praegu juba päris sellised tõrksad välismaalaste suhtes. Aga tänase valitsuse südametunnistust arvestades ma arvan, et eutanaasia rongivagunid on täitsa selline, ega see ongi ju see selline rahu. Kui te ei taha sõda, viime teid ära igavesse rahusse. Või lõplikku rahu või ma ei tea, kuidas nad selle loosungi kokku kirjutavad, aga miskit sellist natuke nagu niimoodi hõljupõhus tõenäosusena. Ja maru tegijad on need Eesti poliitikud välismeedias muudkui paukuma ja me siin, nagu me oleks maailma naba, on ju. Eesti ei ole maailma naba, Eesti on maailma käbinääre, ma olen kuulnud, mis on veelgi tähtsam, mis on väga palju suurem ja tähenduslikum kui naba, on meie käbinääre. Aga see selleks seda ei pea uskuma. Mina natuke usun, sest mul on tunne, et eestlased on selline heas mõttes nõiarahvas hästi tugeva tunnetusega ja meie tunnetuse osa on kontakt loodusega. See on selline, ka Einar Laigna oma raamatus ütleb, et see on kosmiline ühendus, mis maa inimestel on ja mulle nii meeldib lugeda raamatuid, kus keegi kirjutab seda, mida mina ei ole osanud lauseteks vormida, aga mis minul tunnetuslikul tasandil nii pulseerib sees. Ja nüüd, kui siis meid ühendatakse lahti sellest maaelust, kas või seesama automaksu teema, autosid polegi vaja, kui sa linnas elad, aga bussiliiklus ju hävitatakse ja vaikselt siis me jõuamegi sinna, kus maale minek on miskit imelikku, sinna on raske saada, seal on sääsed ja muu, sest inimene, kes veedab näiteks väga palju aega ära keskkonnas, kus tal ei ole näiteks öösel toas mingit valgust, kui sa metsas ööbid, telgis kas või, mingi valgus ikka kumab. Ja see, et sa oled harjunud, et sul on kõik nii ära isoleeritud, see moodne soojustuski, sa ei kuule mitte midagi. Mis magades on oluline, ärkel olles inimesed tahavad, et oleks mingi müra, aga magaminekuks peab olema täis vaikus. Metsas sul ei ole seda, sest metsas on rohutirtsud ja linnukesed ja muud loomad. Ja kui sa hästi kaua sellest keskkonnast, kus sul ongi looduslik valgus, loomulikud helid, oled eemal, siis see sulle muutub imelikuks, vastikuks, mingid sääsed on ju. Sa unustad ära, et sul on võimalus kohaneda keskkonnaga, sul on võimalus ise olla rahus, nii et need helid siin teisega, sul on võimalus kasutada vahendeid, mis neid sääski natuke peletaks või panna vastavad riided selga, see vaikselt unustatakse nagu ära. Ja meie, kes me siis eestlastena oleme igasugu digihüppe meistrid ja nii edasi, Bilderbergi kohtumisel enam ei kutsutud isegi, kuigi see ei välista ju, et me mingid vastavaid juhiseid ei saa meie juhid,
ära juhendatakse nad igal juhul, aga see Bilderbergi asi, see on nagu prestiiži küsimus, et kutsutakse, et me seal räägime tähtsaid asju. Juhised saavad nad igal juhul, nii et ärge muretsege. Nad ei ole nagu peata kannad, meid ei kutsutud Bilderbergile, mida me nüüd teeme, mis otsused me nüüd teeme. Ei, need otsused, mis on vaja teha, niikuinii delegeeritakse neile tohmanitele ära. Ärge üldse muretsegi inimesed. Aga oma enda elu puudutavad asjad otsustage ikka ise. Ärge jääge sellele ülevalt alla voolavale lootma. Isegi kui see väga kaunisse pakendisse lausa sädelevaks on korraldatud. Sest PR ja massikommunikatsioon. Ja kaitsevõime trummi all käibki minu arust üks väga-väga suur ühiskonna õõnestamine, sest mis väljavaated peaksid sul elule olema, mingid ambitsioonid, kui sõda. Miks naised lapsi ei saa? Noh, kui väljavaade on see, et kui sa sünnitad poja rindele, kui sa sünnitad tütre, siis temast saab tõenäosusega üksikema, sest mees läks rindele, et pole ju küsimus, kas sõda tuleb, vaid kuna tuleb. See on täiesti idiootne programm. Mina soovitan valida rahu iseendas, neid väljastpoolt tulevaid igasugu programme lahustada, armastusse valgusesse saata, ja oma eludega edasi minna, sest kui on ikkagi tugev tunne, et sa soovid luua pere, soovid mingeid huvitavaid asju elus ette võtta, siis ärge mõelge sellele, et aga varsti ju tuleb. Haiglad on juba valmis, ma ei saa oma hädadega tervisetaga haiglassegi minna, sest nad juba valmistuvad sõjaks ja igasugu puruks lastud inimesteks, et mis mina siis oma jalga astutud naelaga sinna vahele trükin. Ja see, mis Nursipaluski toimub kaitsevõime tähel, et need inimesed, kes päriselt kaitsevad oma kodus, nemad on siis selle kaitsevõime vastased, on ju, kõigi tänane sõda ei ole enam kaevikud ja vanaraud. See, mis siin toimub, see on rahapesu ja inimeste äraajamine. Ja siuke moodne küüditamine natuke pehmemas võtmes. Ja isegi eelmises saates rääkisin, et eelmised laienduse aegu pidi lõplik olema, aga nüüd olukord on muutunud, olge mõistvad, laiendame veel. Tervest Eestist võiks ka teha ühe polügooni, see ei ütle, et me võidame. Ma lihtsalt praegu niimoodi mõttelennuna, kas on terve Võrumaa see kaitsevõime garantii või terve Eesti, sõja tulemus sellest ei muutu. Ma võin mürki võtta, siin on täiesti hoopis teised protsessid, mis määravad ära selle teised osised. Ja ka selle eelmise laienduse aegu antud lubadusi pole siiamaani kõiki täidetud. Ja nüüd peaks uskuma, et see, mis nad räägivad, on puhas kuld. No kas või see, et Pevkur, kui läks see laat lahti, et et me siin heldelt maksame ja nii edasi, minge ainult eest ära, siis me saame kaitsta üle Eestit, päästame Eesti läbi selle, et teie ohverdate, olge head eestlased. Ta ütles, kui maaomanikega nõusse ei saada, Pevkuri sõnad, mul on isegi see üles kirjutatud kuupäev, video väljavõtte olemas, siis laiendust ei tule sellisel kujul. Ja kui ühel kohtumisel oktoobrikuus Võru gümnaasiumis ma läksin lavale Pevkuri taha ja ütlesin, et Pevkuri see sel kuupäeval seal kohas ütles, et kui nõusse ei saada, laiendust ei tule, ta isegi vaadanud mu poole, näha oli, et tüüp lihtsalt irvitab niimoodi. Maru kaitstud tunne on. Aga see, et me kohtus oleme omadega, mina olen tänulik kõigile, kes on annetanud ja kes veel annetavad, sest teed on veel minna, kes tahab öelda, et see kohtusüsteem on ju nii kaldu, tean ise ka, et kaldu on. Aga me võidame praegu aega. Ja selle venitamisega on päris suured sigadused saadud ära hoida. Ma soovitan vaadata Facebookis MTÜ Meie Nursipalu gruppi ja Nursipalu Võrumaa Väimela kaitseks gruppi. Seal liigub see info ja seal oli isegi välja toodud, mis asjad on ära hoitud tänu sellele, et see kohtuprotsess on käimas. Aitäh! Ja ma lähen natuke automaksu teema juurde ka. Automaks, sest kaitsevõime ja kliima on ju, kes tahavad maksta ja uskuda. Tuli mulle kiri. Lugupeetud Kertu Luisk, anname teile teada peagi saabuvatest tähtaegadest. Mootorsõidukimaks summa, blablabla, tähtaeg 16.06.2025. Tere! Mina siis vastan. Tere! Seoses laekunud automaksu teatega. Olen Eesti Vabariigi kodanik ja senise teadliku elu elanud teadmisega, et ühiskonna toimimise üks olulisi aluseid on meie põhiseadus. Teie poolt nõutav maks pole aga põhiseadusega kooskõlas. Sellised ebakülad soodustavad olukorda, kus põhiseadus muutubki millekski soovituslikuks, mitte oluliseks. Kodanikuna pean oluliseks olukorras reageerida just vastavalt põhiseadusele, mitte selle vastasusele. Heade soovidega Kertu Luisk. Sest tõesti,
põhiseadusega pole kooskõlas, täna maksan automaksu, homme bussitan kedagi, nii ei saa ju. Ma arvan lihtsalt, et ei saa. Ja 16.06 Delfi Maaleht kirjutab. Aga mingi hetk siin küsiti, et see Delfi on nii kollaseks läinud, Delfi Maaleht, see on juba nimelt kollane. Lugeja küsib, miks pean juba täielikult tasutud automaksule juurde maksma? Üks inimene kirjutas sotsiaalmeedia, kui te näete kuskil sõna some, mina ei saanud aru, mis asi see some on. Some tähendab sotsiaalmeediat ja on olemas somekius, see on siis sotsiaalmeedia kius. Nii et some. Inimene kirjutas sotsiaalmeedias, et tema tuttav tasus juba jaanuaris esimeste seas täielikult automaksu, mis oli sel hetkel 89 €. Nüüd aga näeb Maksu- ja Tolliameti veebisaidilt, et automaks on tõusnud 133 €-ni. Ka teisel tuttaval olevat samasugune probleem. Juba tasutud 300 € automaksule soovitakse lisa. Kas tegemist on pettusega või on automaksu tõusul põhjus, küsib Maalehe lugeja. Vastab EMTA tulumaksu osakonna juhataja Madis Laas. Edasi lugemiseks telli Delfi suve-eri suve lõpuni 1 € ja ma ei saanudki teada. Miks nad maksavad siis rohkem? Ma ei ole nõus maksma 1 € sellistele väljaannetele, mis Delfi stiilis ajakirjandust viljelevad ja ma ei saanudki teada. Ja täitsa tore, et ma siis ära ei maksnud, sest võib-olla praegu küsitaks juba juurde. Aga nüüd, kui mul on see summa seal paigas, küsitakse ainult viivist ja kas mina põhiseadusele kuulekas soovida olla inimene, tunnen ennast siis pärast hea inimesena, kui ma põhiseadusega vastuolus asju teen. Ei, ma tunneks ennast väga häirituna ja ma arvan, et ma ei maksa seda. Ja näeme, kuidas siis elu minema hakkab. Ja kogu see sõja temaatika üldse, ostame neid pauke, noid pauke, songime siin maa üles, seal maa üles, mürgitame ära selle keskkonna, paneme jõgesid paberil tagurpidi pöörama, sest me oleme nii võimsad, sest meil on nii palju raha. Reaalsus on see, et sõda käibki läbi raha ja see on kuskilt ka läbi käinud. Keegi asjapulk ütles, et uus sõda ei tule mitte relvade, vaid rahaga. Ja mulle tundub, et see LGBT asi on üks osa sellest sõjast, et inimeste ajud ära kruttida, sest kogu see lesbia eelmistel suvepäevadel oligi see vestlus, mis mulle hästi meelde, üks meesterahvas ütles, et ka läbi hormoonide mõjutamise muudetakse inimesed vastassoo iharaks või üldse mitte iharaks, mitte kellegi suhtes. Mulle tundub, et see natuke toimib, sest kui mulle jagatakse mingeid videoid või ma trehvan somes, ma ei hakka seda sõna kasutama, ärge muretsege, nägema mingeid videoid, kus tüüp näiteks rääkis, kuidas ta puubu varastati ära. Meesterahvas, sa näed, et ta on poisina sündinud ja ta puubu varastati ära. Ja mõtled, et kuskil on midagi ikka täitsa vihkes. Ja selliseid pidavat Tallinna pool päris palju olema. Ja mul sõbranna, kes on eluaeg Võrumaal elanud, ütles, et mida Tallinna poole lähed, seda hullemaks asi läheb. Üks naisterahvas hiljaaegu ütles, et tütar kolis Tallinnasse, katus sõitis ära. Ma ei tea, kas asi on vees, mida inimesed seal tarbivad. Mina Tallinna kraanivett juua ei saa, see lõhn juba tekitab tunde, et see ei ole tarbitav asi. Miskit seal on igatahes mäda. Ja muidugi see vaktsides olevad ained ka, nende läbi on võimalik inimesi mõjutada. Ärge uskuge, kui ei taha, tundub liiga õudne, et olla tõsi. Ärge siis uskuge, ma ei sunni. Ja muidugi see psühholoogiline pool ka see, kuidas sotsiaalmeedia meid üldse mõjutab, teistega võrdlema. Hiljaaegu räägiti lugu ühest naisest, kes oli ka tütarlapsena selline hall hiireke. Ei olnud kõige ilusam ja see ilu ülistamine, ma arvan, et see on üldse üle võlli läinud, sest see ei ole eluterve. Sa ei saa ju valida, millisena sa sünnid. Sa sünnid vastavalt sellele, millise ema valis su isa sulle, millise isa valis su ema sulle. Nende kahe kooslusena, pluss vanaemad, vanaisad seal eelpool midagi mõjutavad. Aga sa ei saa midagi ise muuta. Ja siis tuleb mängu kirurgia, kosmeetika, mis juba läheb inimesest endast kaugemale liikumise peale. Mina looduskosmeetikuna, kui me olime veel aktiivsem jumestaja, ma tegin selliseid jumestusi, et inimene, kui ta selle krohvi maha sealt, selle loodusliku meigi, ta tunneks ennast ikkagi ära, mitte need õhtud, sa oled keegi teine, pesed näo ära ja vaatad, mind peletist.
et inimene saaks natuke rõhutatud tema loomulikku välimust, seda loomulikku ilu, sest loomulikult inimesed on ilusad. Ja siin ma toon korraks sisse selle lõustade teema. Kui sa hakkad teenima koledusi, sa lähed koledamaks. See on näha. Te võite vaadata ka, kuidas inimesed muutuvad ajas. Ja ma arvan, et ma ise olen ka võib-olla vahepeal, ma kahtlustan, olnud koledam versioon endast, sest ma lihtsalt olen näinud selliste raskete teemadega liiga sisse, pole ennast piisavalt puhastanud, maandanud, olen lasknud kõigil selle koledal ennast alla neelata ja see mõjutab meie välimust. Kaob ära meie selline elujõus ära. Aga ma nüüd lähen asja juurde tagasi. Ja siis see tütarlaps, kes muidu oli hall hiirek, ei näinud kõige kenab välja, see on natuke pontsakam, sest kui inimene hakkab endasse negatiivselt suhtuma, siis nad teevad ka ennast kas pontsakaks või siis näljutavad ära. Seda sellist loomulikku tasakaalukat ilu kipub siis vähem olema. Ja ta hakkas lesbiks. Ta on avalikult maha hõiganud, kuidas tal on 5 transsõpra ja nüüd ta on keegi, ta kuulub kuhugi, teda aktsepteeritakse, talle antakse rohkem kõlapinda sellepärast, et ta on keegi, see vähemus. Aga need vähemused, mida nad ei mõista, on see, et nad lähevad iseendaga tegelikult ikkagi konflikti. Ja mul on üks lugu veel poisist, kes tegelikult talle meeldisid tüdrukud ja ta kunagi jagas isegi lugu, kuidas talle meeldis üks tüdruk, aga see tüdruk valis kellegi teise. Ja mingi hetk peale seda, kui see poiss käis Soorose rahastatud asutuses koolis, sai seal vaimse tervise abi kõvasti, tema on huvitatud nüüd poistest hoopis. Ja mul on tunne, et seal ongi see kombinatsioon, see ajupesu, need ravimid, mis määratakse, mis ajab psüühika sassi, hormoonid sassi, kogu see programmeering ja siis sa tunned ennast äkitselt erilisemana, väärtuslikumana, sest sind aktsepteeritakse paremini, sest keegi ei taha sind ju diskrimineerida, sest see on, ma ei tea, 8. surmapatt tänaseks päevaks. Ja või Pride'i asemel ongi pandud diskrimineerimine, sest Pride on püha, sellele pühendatakse terve kuu ja selle uhkus, mis on siis üks pattudest, sinna asemele vist ongi pandud diskrimineerimine. Diskrimineerida ei või. Jah, saite võib-olla mu mõttest aru, ma loodan, et saite. Ja niimoodi me siis tegelikult peame sõda oma rahva vastu, sest kui rahvas ei taastooda ennast, ja ma tean, et see kõlab kuidagi loomalikult, et tootke ennast, see mingi looduse värk. See on lihtsalt midagi väga loomulikku, sest see, kuidas inimene ka vaimsel tasandil kasvab, areneb läbi laste, täitsa teine teema, täitsa teine maailm. Sa võid käia, ma ei tea, iga kuu erineval retriidil või rännakul või vaimse teadvuse muutusi läbi psühhedeelikumide läbi teha, mida iganes, aga see, kuidas laps sind treenib võtma vastutust, ta ei anna sulle valikut, kas sa viitsid või ei viitsi, sul on nii suur kohusetunne selle lapse, tema heaolu ja tuleviku ees, sul ei ole ruumi vabandusteks, õigustusteks. Muidugi seal peab leidma kuldse kesktee, ei saa minna äärmustesse, minna üleni seda lapse elu elama, siis sa kaotad ka ennast ära. Aga mõte ise see, et läbi lapse me saavutame ise ka teatud küpsuse. Ja see kestab lõpuks terve elu. Sest ma olen märganud ka need inimesed, kellel ei ole lapsi, nendes on mingi teistsugune hingamine. Võib-olla ma kujutan ette, võib-olla mulle tundub, võib-olla ma võtan asja eelarvamusega, aga sellised mõtted mul on tekkinud. Ja pluss see, kuidas meie lastesse üldse suhtutakse, Võru linnas, lastesõbralik linn, lähed kooli, lähed ka postitantsutrenni, ja niikuinii gümnaasiumisse sisse saada on keeruline, aga kui sa oled postitantsus juba väga profil tasemel põhikooli lõpuks, siis muud töökohad, mis on seotud postitantsuga, keegi ei küsi, mis su haridus on. Ja ma ei hakka isegi välja ütlema, mis need muud töökohad on. Aga kui ma ühel volikogu istungil tõin ka välja, et küsisin, mis vanusest alates saab lastesõbralikus linnas õppida postitantsu. Keegi ei teadnud, abilinnapea ütles, et see ju olümpiaala tegi nagu nalja enda arust. Kui ma ütlesin 8. eluaastast, siis keegi ei tulnud ka küsima minu käest, et Kertu, kas päriselt ka või? Sest sellised asjad tundub, et kui tehakse ju on normaalne. Ja Vogue tants, kus mu tütar natuke käis ja kus nad pidid õppima tantsu laulusaatel Make That Pussy Work. Tütar oli siis 9-aastane. Nüüd on seda vanuse piiri tõstetud 12. eluaastani, sest kuskilt vist miskit on pigistama hakanud. Ja mina ei teadnud, kui mul tütar läks sinna õppima, et see Vogue pärineb gei mustanahalistelt. Kui ma oleks seda teadnud, ma oleks midagi alternatiivset vaadanud. Aga tol hetkel
need kavad, mida ma trehvisin nägema, olid ägedad, see koreograafia, tantsisid naisterahvad täiesti normaalsetes riietes ja tagantjärgi tarkus Kertu uuri rohkem, guugelda. Et jah, alates 12. eluaastast nüüd, ja kui ma ütlesin õpetajale, et nalja teete selline sõnavara, ma ütlesin lastele, et nad ei kuulaks sõnu. Tõesti. Ja nüüd need 12+, kes saavad ka aru nende sõnade tähendusest, et kui nad kaasa laulavad, siis nad saavad ka aru, millal nad kaasa laulavad, mitte nagu need väiksed tüdrukud, kes ei saanud veel aru. 12+, Make That Pussy Work on okei. Ja see tants on Vogue, mitte Vogue, kõlavad väga sarnaselt juhuslikult. Vot nii, ja tänaseks ma lõpetan saate. Ja hästi huvitav on see, et hiljaaegu mul kangastus selline lapsepõlve mingi tunne, kui muidu mulle on öeldud, et Kertu, sa oled nagu indiaanlane, mis nendest sai, on ju, ei ole väga optimistlik väljavaade. Kertu, sa oled nagu Jeanne d'Arc, ka mitte väga optimistlik väljavaade, kuigi optimismi sisendav väljavaade. Kuigi ma lugesin ühte raamatut, mis tõi välja, et Jeanne d'Arci ei pandud tuleriidale. Leiti tüdruk, kes oli tema sarnane, sest tegelikult oli kuningannale väga lähedane sugulane ja kõik see asi lavastati. Sest ei ole ju loomulik, et 17-aastane tütarlaps oleks selliste oskuste võimetega, et juhusel oli mingi väljaõppe vastavalt tutustele. Igastahes ma naljaga olen mõelnud ka, et kuidas see välja nägi, et see sarnane tüdruk leiti, et otsime Jeanne d'Arci sarnast, kes on kõige sarnasem, on ju, ja mingi tüdruk, ma võitsin, ja siis sa oled seal kinni seotud nööridega kuskil toki otsas. Nööridega kinni seotud mingi toki külge ja läheb kuumaks. Nii, aga kui ma jõuda tahtsin, mulle lapsena see Evita Peroni teema oli ülisüdamelähedane. Kui see laul käis Don't Cry For Me Argentina, ma ütlesin, praegu ka tulevad külmavärinad, juuksed on peas püsti. Midagi võt selles temaatikas sügavalt puudutab. Ja ma ei saa aru, mis see on. Riigi nimi Argentiina, sellega ma tunnen mingit sellist, nii nagu mul Itaaliaga on soe side, siis Argentiinaga ma tunnen, et on veel midagi enamat. Ilmselt ma elu jooksul, kui kunagi lähen Argentiinas käin, vaatan, mis värk on, mis tunnen. Aga jah, Evita Peroniga kuidagi on. Ja kummalisel kombel mul on selle brändi, ma tean, et Evita, see on ta päris nimi, aga see juhukse kaunistuste bränd, ehete bränd Evita Peroni, et mul on mitu neid tehet kuidagi trehvanud, ma isegi ise ostnud, on kingitud ja ma tunnen, et seal on mingi selline, praegu ka mul kuumaläined jooksevad mööda keha, midagi imelikku on seoses selle looga. Ja ma tean, et need ajaloos on modifitseeritud kuidagi, aga miskit selles energias või jõus seal puudutab. Ja see on huvitav, tahaks teada saada, kui miskit põnevat avastan, jagan teiega. Aga sääne sai, sest tähempane vabahuse helü. Aituma kullamast ja ma väga looda teid nätät tähempa hummen ülehummen, hellenurmen, et periselt nätät teid ja mitte õnne nii, et ekraani vahendusel kaeti minna või raadion kulluti. Inemist periselt nätät, aga ütlen, see on seal jõu ruumin olla, kus me tunneme oma väke esi ja jagame vastastikku. Ta on midagi muud. Kas või ta, et kui sa telefoni vahendusel, arvuti vahendusel suhtled, sest sa ei saa sealt toda energiat vasta. Sa annad energiat, inimene pand sinna oma väke sisse, adi kumbki sa ei tuud, mida tõnam sisse panna. Aga päris elu on kahet silma ja isegi kui inimene tekitas säänest tunnet, et ma ei taha päriselt hakka nii palju suhelda, tahas midagi muud teete, sest me oleme nagu ta fakti ja mõnikord on ka nii, et määnegi info on väga meile vajalik, aga me mõtleme, et nii ole ajas veel valmis. Ja kui sa oled, siis see faktiin, et ta inimene on su ja taht väga suka kõnelda, siis sealt võigi mõnikord tulla ta info, mis pead sinuni jõudma, aga mida sa muidu nagu puksisse
ei tahas vastu võtta. Et inimene saa anda sulle määntsäkin seemne. Ma ole esitad asja mitu kõrda kogena, sest mul on ta, et ma pead avalikken kohutus seda. No kui ma ole avalikken kohutus on, ma pead väga palju suhtlema. Ja ma mõnikord tunne, et ma olen nii väsyny. Ja sest nüüd ma olen arvu saanud, et ma pead oppima esihinnast hoitma, nii et ma ei väsusi nii kiipesti ära ja jälgima, mille pärast ta inimene tal hetkel on siin, mille pärast ma pead ta juttu kullama, mis siimnit ma taast jutust peas saama ja mõnikord jõud ta põhjus kohale ka palju ildampa. Saan see mõtte siis tähendab see saate, aituma teile viilkõrd. Saade on salvestatud 2025. aastal.